et tänast õhtut jääb lõpetama suurepärane Miikal Meemaa! Aitäh! Aivar Riisalu. Väga hea. Ma pean iga kord selle üle küsima. Seni pole olnud kohe, kui see tuleb keegi, jaa, siis ma olen, aitäh. See oli tänaseks kõik. Ega mõnda aega tagasi uudistes oli, et Aivar Riisalu pettis oma naist ja terve Eesti me kõik olime šokis. Me olime nagu, Aivar, meie mees. Meie moraalne majakas. Sest ma ei tea, kuidas teie oma hommikuid alustate, aga iga hommik mina vaatan peeglisse ja küsin, mida Aivar teeks. Ja ma ei tea, kui Aivar ei suuda monogaamses suhtes olla, mis lootust kellelgi meil on. Ja Aivar kõigest lihtsalt ei petnud oma naist, vaid uudistes oli, et ta tegi uue naise juba rasedaks ka. Mis, tehniliselt on ikka petmine. Aga ma ütleks, et mingid plusspunktid seal on. See veits nagu korvpallis, kui sa keskjoonelt viskad vastasele sisse. Et see on ikka 3 punkti, aga kuidagi valusam oli. Vastase moraalile või nii. Ja inimesed olid endast väljas, mitte selle petmise asja pärast, vaid inimesed olid endast väljas, sest Aivar Riisalu vanuses 60–80. Me keegi ei tea täpselt. Et ta sellises vanus isaks saab, et inimesed olid nagu, kuidas sa lähed lapsele kooli järgi, kõik mõnitavad, vanaisa tuli järgi, üritad last hüpitada, selg läheb paigast. Kuidas sa tal paelu kinni seod, põlved ei kanna? Osad inimesed ütlesid selliseid asju. Mitte mina. Osad inimesed. Ja see pani mind tegelikult mõtlema, et minust me oleme liiga kaua lähtunud selle nurga alt, et mida sina oma lastele anda saad. Tagumine aeg, et me hakkame teistpidi mõtlema, mida su lapsed sulle anda saavad. Sest kui sa saad nooret lapse, oletame sa saad 20. lapse, sa jääd vanaks, sa oled 80, vajad hooldamist. Ta on 60, te olete koos apteegis. Täiesti kasutu. Ootad natuke. Nüüd on ju, sa oled 80, vajad hooldamist, ta on 40. Ürita seda tüüpi kätte saada. Sa ei saa teda kunagi kätte, telefoni vastu ei võta, enda lapsed, tööasjad. Aga sa oled 80, vajad hooldamist ja su laps on 15. Perfektne. Ei, sest mis ta teeb? Kolib välja või? Ei! Ta tuleb koolist koju, see ainuke koht, kuhu tal tulla on. Ja sa oled seal kiiktoolis ootamas juba. Aita papal see teliasi tööle panna. Plus ma vist situsin püksi ka, et kui sa saaks sellega tegeleda. Seega jälle Aivar 2 sammu kõigist ees. Ja ma paneks täna kõigile noormeestele südame peale. Kumb peale, kuni sa oled 60. See on kõige optimaalsem. Ma kuulasin Elmarit üks päev, sest ma olen patrioot. Tegelikult mul on lihtsalt Star FM-ist pausi vaja. Sa ei saa liiga kaua Star FM-i kuulata, see hakkab su peaga mängima. Võt mingi hetk sa ei saa aru, mis päev on, kus sa oled, mitmendat korda sa Depeche Mode'i kuuled. Ja kui sa liiga palju Star FM-i kuuled, sa ei saa aru, kas sa töölis ei käinud viimased pool aastat. Või sa oled lihtsalt oma sissesõiduteel autos istunud, Depeche Mode'i kuulanud pool aastat. Vahelduseks on Elmar hea, lööb klaariks. Ja Elmar on hea, vaat see on Eesti värk, mulle meeldib nende slogan isegi. Õhus on Eestit. Nad ei täpsusta muidugi, mis Eesti õhus on. Kas on selline kevadisel maanteel, sõidad põllust mööda, lased akna alla nagu põlde on väetatud. See oli metafoor sellele, et Elmaris lastakse virtsa.
ma olen geenius. Ei, tegelikult mulle meeldib Elmar, isegi reklaamid on seal eestipärased, isegi reklaamid on mõnusad. Või noh, sul on reklaamiklassika, Carglass. Kuigi tegelikult Carglassiga, mul on kahtlus, et viimased 10 aastat Carglass tegelikult ei ole ostnud reklaampinda. Nad on lihtsalt playlistis sees kuskil. Inimesed tellivad sünnipäevaks ja et maiu 80-ndaks paluks tema lemmiklugu Carglass. Ma ei välista, et mingi küla jaanipidudel juba palutakse seda soovilooks, kus aitab selle kõrgeks kasvab rohu värgiga. Pane üks Carglass saab piiga tantsu põrandale kutsuda Carglassiks. Ma ei välista, et mõne aasta pärast laulupeol kõlab Carglass. Kõik peavad püsti tõusma, president on ka esireas nagu Carglass paigaldab. Kõik nutavad juba nagu, jaa, parandab ka. Ilus lugu. Aga ma kuulsin Elmaris ühte reklaami, mida ma ei olnud varem kuulnud. See oli midagi stiilis, et meil on uus veebipood stiilsetele rõivastele, kindlalt mitte vuffel.ee. Midagi sellist. Ja, et kas ka sina tahad stiilseid rõivaid? Meil on Guess, meil on Ralph Lauren, meil on Yves Saint Laurent, meil on kõik fucking Laurentid, mis olemas on. Uus veebipood, stiilsed rõivad, aga odavamalt. Ja mulle meeldis see konk seal juures, aga odavamalt. Mis on väga Eesti värk, vaata. Ja ma terve aeg, ma arvasin, et nende stiilsete rõivaste eesmärk, et sul on mingi kole kotkas rinna peal, et see on näidata, kui rikas sa oled. Mitte see, et Armani, aga eur. Ja see ma nüüd mõtlema, eestlastena, meile tegelikult meeldib elada väljaspool oma tegelikke võimeid, on ju. Nagu alati nagu elada natuke väljaspool tegelikku eelarvet. Ja minu arust kõige eestlaslikum persooni lugu, mis ma uudistes lugesin, oli üks tüüp, kes peab iga kuu maksma 1200 eurot kiirlaene tagasi. See... Ei, seal loetleti välja, ta oli kõik asjad võtta, mis olemas on. Tudish-piips, kõgõš-puup, kõik... Mida kuuleb, seda võtab juba. Järjest loetleti, SMS-raha, Kogo raha, Dodo pizza, pizza oli ka järelmaksuga. Aga positiivse noodi pealt nad tõid välja, et tema töökohast, tema igakuine netopalk on 1500 eurot. Targemad teavad, see on brutos mingi 10 tonni. Ja tegelikult ilus, kui sa saad oma hobisid lubada endale. Aga see... Meile meeldib väljaspool oma tegelikke võimeid elada ja selles osas mind tegelikult häirib, kuidas mehed alati süüdistavad naisi. Vaata, et naised kogu aeg trikitavad mehi, naised oma trikkidega kannavad oma make-upi, õhtul lohistad koju, viskad ämbriga vett näkku, kõik voolab ära. Siis neil on see vooliv pesu ka, tõmbad seljast, asjad tulevad välja. See... Osad mehed ütlevad selliseid asju. Mitte mina. Ja minu arust see on ebaaus, sest mehed teevad seda sama asja lihtsalt teise nurga alt. Sest alati, kui mehed lähevad välja, nad üritavad ka jätta mulje, et nad on palju rikkamad. Alati mingi kuldne käekell, mis ei ole päris kõige uuem iPhone 20 aastat järelmaksuga. Ja siis teesärk on sooduskoodiga Elmar. Ja selle eesmärk on ka ju jätta mulje, et äkki ta on rikas, et klubis mingi naine vaatab, ta on vist rikas ja sa vaatad teda nagu, ta on vist ilus. Ja alati, kui ta lõpuks koju ära lohistab, siis kodu on alati täielik peldik, akna asemel on seapõis tõmmatud. Põranda peal on täis puhutud madrats, ainuke mööbli ese, mis on korteri peale. Ja siis hommikul nad kahekesi ärkavad, madrats on tühjaks vajunud. Kuidagi sirguvad seal ühises spermaloigus nagu... Ja vaatavad teineteist nagu, ma arvasin, et sa oled rikas, ma arvasin, et sul on kulmud. Ja siis nad panevad uuesti oma kostüümid selga, lähevad kuskil kohvikusse, tellivad kraanivett, teevad pildi, kui ilusad ja rikkad nad on. Ja nüüd mingi kolmas lollakas vaatab internetis nagu, nad on nii rikkad ja ilusad. Ja siis tuleb, õhus on Eestit. Kuna Eesti on nii väike, siis me võtame alati üliisiklikult, kui eestlased välismaal mingit sitta korraldavad.
alati, kui tuleb see uudis, et mingi eestlased võeti Helsingi politsei poolt vahele, ma olen nagu, kurat, ma plaanisin minna sinna. Minu mainega. Aga alati on see uudis, et Helsingi politsei tabas 2 Eesti kodanikku juveelipoodi röövimas. Ja siis esimene lõik on, et tabati Eesti kodanikud Dmitri ja Sergei. Ja see on see hetk, kus me kõik oleme nagu siis ei ole midagi, ma arvasin, et eestlased. Ja ma tähelepan, et see on uudistes mingi koodsõna nüüd, alati on Eesti kodanik, see on meie oma Florida mees. Alati korraldab midagi. Praegusel ajal, minu jaoks on see naljakas, et eestlasi süüdistatakse praegu russofoobias. See on naljakas asi minu arust, millest süüdistada kedagi. Sest mis asi on russofoobia? Maakeeli, hirm venelaste ees. Jaa. Või noh, jaa. Või millest sa süüdistad mind praegu nagu? See on veider asi, millest süüdistada kedagi. Kardad või? Tule lähemale, raisk. Ei karda, vaata otsa mulle, raisk. Saad lõuga, kui kardad. Ära ole hirmus siis või miks sa mind süüdistad? See ei ole valikuline, et ma kardan ämblikke ka. Ämblikud ei ole internetis maru pahased mu peale. See kuradi arachnofoob. Miks sulle meie 8 jalga ei meeldi? Hirmus on, ma ei tea. Ma ei saa midagi teha sinna. Isegi vahepeal vaat saad oma vene sõbraga kokku, ta hakkab nukke andma. Ma ei saa midagi teha, esimene reaktsioon on nagu õigus, ma tunnen sind, minu paha. Ja ma ei tea, midagi ei saa teha. Ma ei saa valida, mida ma kardan. Näiteks iga päev ma käin läbi Balti jaamas, on see jalakäijate tunnel. Ma pean iga päev sealt läbi kõndima. Ja kuna see on tunnel, siis hääled kostuvad ülivaljult. Ja kuna ta läheb kurviga, siis sa kunagi ei näe, kes teisel pool tunnelit on. Ja siis iga päev mul on see, et ma astun tunnelis sisse ja siis ma kuulen mingit paljut vene keelt ja ma nagu kui väga ma tegelikult koju tahan saada, Ja siis riskid on ju, kõnnid natuke edasi ja siis hakkad kurvi peal nägema, varjud lähevad järjest suuremaks. Sa juba palvetad nagu palun jumal, jäta mind elluda. Ja siis lõpuks nurga tagant tuleb 3 14-aastast vene poissi. Ja nüüd ma kardan veel rohkem. Nad on kõigeks võimelised. Plus vaadates viimase aja uudiseid, nad võivad mu kõlariga surnuks peksta seal. Ja politsei saadab nende vanematele e-maili. No, üks päev ma nägin Balti jaamas midagi südant soojendavad ka. See oli mingi selline, ma ei tea, mingi 14-aastane vene poiss, kellel oli kaasas kantav Bluetooth kõlar, millega ta lasi üle Balti jaama vene transi. Elas seda stereotüübi elu. Ja korraga ta ema helistas talle. Ja see kõlar on ühendatud telefoniga. Ja ta ei mõelnud läbi seda. Kohe, kui ta vastu võttis, asendus üle Balti jaama kostub vene trans tema ema karjumisega üle Balti jaama. Tiima, tooma nahhui suka pljääd. Ja see kontrast lihtsalt, kuidas enne tuli hullu pauku täis, nagu elate minu maailmas, minu muusika, mis teete, minu kõlar, minu muusika, kuulate. Ja siis kohe, kui see kõne peale tuli, see kus see kinni käib, kuradi tehnika kunagi ei töötab. Äkki kui ma olen üle selle lihtsalt. Nüüd ma olen väike vene poiss, kelle seest kostub ema karjaid. See on okei. Ja ma ei tea, see oli ilus lihtsalt, see oli nagu väike võit Eestile too päev. Ja ma mõtlesin foobiate peale üldiselt, mida inimesed kardavad asju, mida me ei tunne, millest ma aru ei saa. Ja mina isiklikult ei saa vene keelest aru. 12 aastat õppisin, iga aastaga oskasin vähem. Ja ma ei saa midagi teha, see keel tundub juba hirmus minu jaoks. Ja see ei aita, et seda eksklusiivselt karjutakse. Järgnev on retooriline küsimus, aga kas keegi on kunagi kuulnud vaikset venekeelset telefonikõne? Täpselt.
Tihti praegu kurdetakse selle üle, et filmides, sarjades on heliefektid liiga valjud, et sa ei kuule dialoogi. Pane dialoog vene keelde. Sa ei kuule plahvatusi enam. Aga ma ei tea, see russofoobia, minu jaoks naljakas asi, millega süüdistada, sest ja ma mõtlesin huvitav, kus nad tulid selle peale. Ja ma pakun, et keegi tõenäoliselt vaatas, kuidas lääne ühiskonnas inimesed olid nagu, et homofoobia on halb. Ja siis ma ei tea, Kremlis keegi oli, see on päris hea. Tehke sama, aga nagu venelastega. Aga see ei ole sama asi ju. Homofoobia ja russofoobia, 2 väga erinevat asja. Või ma ei tea muidugi, nüüd võib-olla ma räägin ainult omast kogemusest, ma ei tea, kuidas teil oli, aga ma võin omast kogemusest öelda, et homod ei küüditanud mu vanaema. Ma ei tea, kuidas teil on, ma ei tea. See. Ma ei räägi kõigi eest, võib-olla teil oli teistmoodi. Aga vähemalt minu puhul, mitukümmend aastat tagasi ei olnud taluhoovi peal ka ainult homosid, kes vaataks mu vanaemal otsa nagu Siber bitch. Aitäh!